Happon Sushi on vastase tasakaalu lõhkumine 8 eri suunas. Väga raske on heita kohapeal seisvat vastast, seega alati enne heitmist on vajalik kogu keha koostööl vastane korralikult liikuma panna nii, kuidas sina tahad. Lõhud sellega vastase tasakaalu. Taha, ette, vasakule, paremale, vasakule diagonaal ette, paremale diagonaal taha, paremale diagonaal ette ja vasakule diagonaal taha. Kusure kesakatame. Kusure tähendab jaapani keeles varianti. Seega, kui tavaline kesakatame võtsin nii, siis kusure kesakatames panen käe alt. Ja hatsime. Varte. Ja käe alt. Hatsime. Varte. Kusure kamishi jagatame. Kusure on siis variant kamishi jagatamest. Ühe käe panen siit ümber vastase käe ja tuleb siia selja taha ja võtan siit sellest reväärist, siis vastase sellest kraest võtan kinni. Võtan kraest kinni ja teise käega võtan siit lihtsalt ümber kinni. Ja hatsin. Ja teiselt poolt siis samamoodi, käsi läheb siit ümber käe, võtan selle krae kinni, selle käega, teine käsi läheb siit näo pealt, võtan vastased siit kimanast käe alt kimanast kinni ja hatšime. Okay. Katakatame. Panen vastasele käe siia suu peale, üks jalg jääb põlve peale, võtan ümber kaela ja teine jalg läheb sirgelt siia kõrvale. Hatsime! Mate. Ja teiselt poolt. Võtan jälle selle käe, panen käe suu peale, ükski jalg jääb põlve peale, põlv läheb siia õla alla tugevalt. Võtan kätega ümber kaela ja teine jalg läheb pikalt siia kõrvale. Hatsime! Mate. Uragatame. Vastas juurde. Võtan siit selle käe kinni ja võtan enda reväärist. Hop. Nüüd võtan 11. Hatsime! Mate. Teiselt poolt võtan jälle käe kinni, reväärist kinni, seljaga võtan peale, püksid kinni, hatsime. Mate. Sangaku kinni hoidmine. Üks jalg on põlve peal ja läheb siia võimalikult kõrva juurde, õla vastu. Teine jalg talla peale ja eesmärk on jõuda kannaga vastasele siia kaenla alla. Et põhimõtteliselt ma hakkan nagu põlve ja kanda kokku suruma. Ma tahan nad kokku saada. Nüüd samal ajal ma panin selle jälle siia, võtan ühe käega vööst ja teise käega selle vastase teise käe küünarnukist kinni. Väga tähtis on siit kõvasti kinni hoida ja mitte kordagi lahti lasta. Nüüd kui tegema hakkan, alguses tõmban vastase ülesse siit selle jaoks, et ma saaksin oma jala paremini siia sügavale sisse panna. Tõmban ülesse, siis ma saan jala sain sügavale sisse. Nüüd tõmban vastase külje peale ja selleks ma kasutangi seda kätt, mis hoiab vööst ja seda teist kätt, mis hoiab siis küünarnukist. Ja tõmban siit kohast. Nii, tõmbasin vastase siia. Nagu ma ütlesin, seda kätt ei tohi kordagi lahti lasta. Seega, aga mul on vaja nüüd aidata teise käega, selle käega on mul vaja aidata, et ma saaksin jalad korralikult ära sinuda. Seega, vahepeal võtan kahe käega korraga
siit käest kinni, sest kui ma selle lahti lasen, siis vastane saab sinna ära pöörata. Hoian kinni, võtan 2 käega kinni, nüüd sain selle käe lahti ja aitan siit siduda. Võtan jala ja panen jalalaba teise jala põlveõndlasse ja lukk peale. Nüüd võtan siit üksteist kinni ja hoian, kinni hoidmine. Nami tšutšitsime. Nami tšutšitsimes on vaja mõlemad peopesad allapoole suunata. Üks käsi läheb esimesena siia krae vahele, põial ees sisse ja teine käsi läheb täpselt samamoodi peopesa allpool ja põial siia sisse krae vahele. Ja siit surun. Kata tšutšitsime. Nüüd erinevus on seisneb selles, et ühe käe peopesa peab jääma ülespoole ja see käsi läheb ka esimesena sisse krae vahele. Lükkan käe krae vahele, peopesa on üleval pool ja nüüd teine käsi läheb nii, et peopesa jääb allapoole ja nüüd lükkan põidle siia sisse. Ja samamoodi jälle surun peale ja kägistan. Kiaku tšutšitsime. Mõlema käe peopesad peavad olema nüüd ülespoole. Üks käsi läheb siia krae vahele sisse ja teine samamoodi peopesa üleval pool ja krae vahele sisse ja jälle surus. Sangaku tšime. Alustate nii, et vastane läheb kõhuli, nagu võistlusolukord. Üks põlv läheb siia kaela juurde ja teine jalg tuleb talla peale ja peab minema tema kaenla alla, nii et kand jõuab tema kaenla alla. Aga selleks, et seda lihtsamalt teha, alustage nii, et võtate ühe käega vööst, teise käega küünarnukist ja tõmbate vastase vööst ülesse. Siis tuleb siit see kaenlaaluse, see käe ja keha vahe tuleb rohkem lahti ja sa saad selle jala sisse. Ja sain jala sisse. Nüüd lähen külje peale ja sinna poole, kus on mul jalg talla peal. Ja tõmban vastase siia. Siin seon jalad ära. Labajalg läheb põlveõndlasse. Kinni. Vaadake, et vastase käsi oleks ka siin sees, sest kui kätt ei ole ja on nii, siis on mantee. Käsi on seal sees. Põlveõndlasse ja siit surud. Tšutšikata. Alustan sellest, et võtan vastase käe kinni ja enda käega võtan siit reväärist, et oleks tugevam. Esimesena pean panema selle jala, mis on vastase pea juures, et vastane ei saaks siit istukil üles tulla. Seega panen siit selle jala pea peale, ta ei saa enam ära siit minna, istun, teine jalg ka. Nüüd võtan tugevalt käe kinni, mida randme poolt ma vastasel võtan, seda raskem on vastasel hoida seda kätt kinni. Hopp. Kui see on käe lahti, võtan siit kõvasti kinni, ühe kinni ja teen käe kohe. Sangaku katane. Põlv läheb siia kaela juurde ja teine jalg tuleb talla peale. Minu kand peab jõudma vastase kaenla alla, aga selleks on mul vaja teda veits üles tõsta, et see vahe tuleks rohkem lahti. Võtan vööst kinni, võtan küünarnukist kinni ja tõmban vastast üles. Ja sain enda jala sügavale sisse. Nii kui ma selle ära tegin, ma ei tohi vastast alla lasta, tõmban ta kohe külje peale. See on jalad ära, ilusti. Võtan siit vastase käe ja teen siit valu. Nii või nii.
Uchimata. Uchimata puhul pöörake tähelepanu kindlasti sellele jalale, mis jääb maha, ehk siis tugijalale. Tugijalg peab jõudma võimalikult vastase lähedale. Teine jalg tõuseb jalgade vahelt kõrgele õhku ja pea läheb alla. Harai-koshi. Harai-koshi on puusaheide, kus tori ehk ründaja jalg peab lööma uke ehk kukkuja mõlemad jalad eest korraga õhku. Soto makikomi. Soto makikomi sooritamisel peab üks käsi hoidma tugevalt vastase käest ja teine käsi ei hoia kuskilt kinni ja aitab pöörde ajal toril pööret paremini sooritada. Seda heidet on hea teha, kui saab kätte ainult ühe käe ja kuidagi ümber kaela ega kuskilt mujalt kinni võtta ei saa teise käega. Ogoshi. Ogoshi on puusaheide, kus üks käsi peab minema vastase kaenla alt selja peale. Hea kasutada, kui maadled pikema vastase vastu ja ümber kaela ei ulatu võtma. Ippon seoi nage. Ippon seoi nage on teevaasa ehk kätetehnika heide, kus ühe käega peab võtma vastase reväärist kinni ja sealt lahti lasta ei tohi ja teise käega pöörde ajal teed konksu ümber enda reväärist hoidva ja vastase käe. Seda heidet saab väga hästi ka põlvede pealt teha, muidugi siis on selle heite nimi Ippon seoi otoshi. Taiotoshi. Taiotoshi on tõkkeheide, kus pöörde ajal läheb üks jalg pikalt vastase jalgade ette, et takistada tal edasiliikumist. Proovi koheselt tõke võimalikult vastase jalgade vastu saada, et tal ei oleks tasakaalu saamiseks ühtegi sammu. Taniotoshi. Kui vastane võtab ümber kaela, siis Taniotoshit saab väga edukalt kasutada kontraheitena, kus võtad tugevalt vastaselt ümber kinni ja paned oma jala pikalt tema jalgade taha tõkkeks. Kukutad vastase taha selili. Tomoi nage. Tomoi nage on maa-suteemi vasa ehk siis ohverdusheide, kus tori ehk ründaja läheb selili oma vastast heites, paneb talle jala umbes naba peale ja lükkab vastase üle enda kukerpalli. Saab teha nii kummikata haardest kui ka kahest varrukast hoides. Rensoku vasa on siis jätkurünnak sama heide järjest omal vabal valikul ja Renraku vasa on jätkurünnak erinevad heited järjest. Rensoku vasa. Ippon seoi nage ja uuesti Ippon seoi nage. Renraku vasa, Ippon seoi nage ja Kouchi makikomi. Chigoro Kano sõnad. Jõud pole halb, halb on see, kui jõudu raisatakse.